raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Räägime asjast pühapäeva hommikuti kell 11 Re raadios, Ring FM'is, Ruut FM'is, Kuressaare pereraadios ja õhtul kordab kell 9 ja internetis saab kuulata siis, kui endal sobib. Ja meil on täna stuudios 2 štammi, Mart Helme ja mina Martin Helme. Võtame ka endale ühes saateblokis huvitava külalise ja teemad ongi niimoodi, et me kõigepealt räägime siis Michali ja Pevkuri plaanist saata Eesti sõdurid Ukrainasse ja mis on selle taga ja mis on selle tulemus. Siis teises blokis võtame telefoniühenduse meie fraktsiooni liikme Rain Epleriga, kes on ka, ma ütleksin, Eesti üks parimaid energeetika asjatundjaid, et rääkida, mis juhtus Pürenee poolsaarel Hispaanias ja Portugalis elektriga ja kes on süüdi ja mida teha. Ja saate kolmandas blokis räägime Donald Trumpi 100 päevast, mida meie meedia esitleb meile suure läbikukkumisena, aga mis on tegelikult kõigi aegade kõige vingem ja tulemuslikum ja parem ja ilusam 100 päeva. Sel nädalal siis saime teada pressiteate vahendusel täiesti ilma igasuguse nagu mingisuguse otsese põhjuseta, et Eesti näitab kõigile eeskuju ja impeerium Eesti on otsustanud, valitsus on otsustanud, Michal ja Pevkur on otsustanud, et kui läheb vägede saatmiseks Ukrainasse, nii-öelda tahtekoalitsioon või mis need totakad eufemismid on, millega meid siin hullutatakse, et Eesti on valmis saatma sõdureid Ukrainasse ja nüüd on välja öeldud ka number, et see on siis kompanii suurus, kompanii suurus laias laastus on natuke üle 100 sõduri. Kui ta on laiendatud või suurendatud, kui seal on mingisugused lisavõimekused juures, siis ta võib olla ka üle 200 sõduri, aga laias laastus on ta siin 100-150 on see kompanii. Moka otsast muide tuli välja ka põhjus, miks sellest nüüd räägiti. Seda ütles välja Pevkur, et kuna me toome oma üksuse, kompanii suuruse üksuse ära Iraagist, siis neil meestel pole midagi teha. Et kuhugi on nad vaja saata, midagi on neile vaja tegemist anda. See on selline just nagu kurioosumi valdkonda minev asi, et kas me peame üldse kuskil kogu aeg välismaal olema mingites sõdades. Mis on põhiline, on minu meelest siiski see täiesti rahvavaenulik, Eesti vaenulik arutelu üldse, et me saadame Ukrainasse sõdureid, sellepärast et ma tegin ka postituse oma sotsiaalmeedias, kus ma lugesin üles 3 peamist minu meelest vastuargumenti. Esimene asi on see, et me oleme rinderiik. Meil on piir Venemaaga, me ei või mitte midagi ära siit saata. Ei relvi, ei laskemoona, ei sõdureid. Soomlased ja poolakad nii otse ütlevadki. Meie ei saa midagi saata. Soomlased välistavad selle. Poolakad ei välista, aga ütlevad, et me praegu küll ei saa. Ja meie saame, meie impeerium Eesti saab Ukrainasse minna. Niigi oleme ära andnud oma relvad, niigi oleme ära andnud laskemoona, nüüd anname siis elavjõu ka ära Ukrainasse. Teine põhjus on see, et kui me räägime Eesti kaitseväest või ka kui me räägime näiteks NATOst kui kaitsealliansist, siis loomulikult tuleb ennast kaitsta. Isegi siis, kui see kaitsetegevus on lootusetu, kui Venemaa peaks meile kallale tungima, ikka tuleb ennast kaitsta. Aga me ei lähe, see ei ole kaitse. Me läheme ise sõtta Venemaaga. Ja siin ei ole ka mingisugust paragrahviit. Sest et me ei saa laiendada seda Ukrainale, keegi ei saa laiendada. Absoluutselt, aga ise alustame sõda Venemaaga. Ja Venemaa käsitlus on väga lihtne. Venemaa käsitleb siis nii-öelda Ukrainale appi tulevaid lääne sõdureid samamoodi nagu Ukraina käsitleb Põhja-Korealasi. Vastaspoolena, vaenlasena tuleb maha tappa. Ja absoluutselt õige. Põhja-Korealased, kes sõdivad õlg-õla kõrval venelastega, ongi ukrainlaste jaoks täiesti legitiimne sihtmärk, tuleb maha tappa. On seal ka mõned hiinlased kätte saadud ja täpselt samuti. Nemad on just nagu Vene armee liitlased või Vene armee mingisugune allüksus. Neid võib tappa, neid võib vangi võtta, neid võib üle kuulata nagu sõjavange ja nii ongi. Ja mis siis nüüd meie kujutame ette, et me saadame sinna mingi hea tahte koalitsiooni, aga rindele me neid ei saada. Aga mis te arvate, et raketid üle rinde ei lenda või? Et lennukid üle rinde ei lenda või? Et mingist kohalikud diversioonigrupid õhku lasta mingisuguseid vahiposte ei saa või? Ei venelased, me siin loeme uudistest, kuidas venelased on väga julmalt hakanud
tsiviilobjekte pommitama Ukrainas. Võimalik, et need on ainult tsiviilobjektid, aga pigem mina kahtlustan, et need on tsiviilobjektide juurde paigutatud erinevad militaarsed või luureobjektid. Noh, ütleme siis mingid lääne nõunikud, lääne luurete mingisugused koosolekute paigad või ka Ukraina enda, ütleme siis sõjaväe asutuste erinevad närvikeskused, mida pommitatakse siis Kiievis ja mis on tõepoolest asuvad siis tsiviilobjektidele lähedal või nendega koos. Et noh, see oleks ju väga tavaline, see on sama nagu me näeme Gazas, kus haiglad ja koolid on Hamasi lemmikhooned, kuhu paigutada oma juhtimiskeskused, sest et nende pommitamine on äärmiselt negatiivse, ütleme siis sellise reaktsiooniga avalikkuse poolt. Aga mida ma tahaks öelda, et selle nii-öelda isesõtta minemise osas. Kuni ei ole sõlmitud vaherahulepingut, millele mõlemale pooled kirjutavad alla, millega mõlemad pooled nõustuvad ja kus on mõlema poole nõusolekuna sees siis rahuvalveväed. Senikaua on Venemaa seisukoht täiesti ühene. Legitiimsed sõjalised sihtmärgid on, olgu nad prantslased, sakslased, inglased, eestlased, ameeriklased, legitiimsed sõjalised sihtmärgid. Ja noh, Venemaa on ju välja öelnud ka seda, et need riigid, kes siis sellisel juhul oma vägesid sinna saadavad, on Venemaaga sõjas põhimõtteliselt. Ehk siis Eesti ise alustab sõda Venemaaga. Ja kolmas asi, mida ma vastu argumentatsioonina ka ütleksin välja ikkagi on see, et me ju kõik saame aru. Ka kõige viimane ajupestud, meie oleme ka sõjas ja seal tulebki venelased peatada ja nii edasi. Kõik need üdini õõnsad loosungid, mida meile siin loobitakse. Isegi need inimesed ju peavad saama aru ja tunnistama, et 150 Eesti sõdurit, mitte mingit sõjalist mõju Ukraina rinnetel ei oma, mitte kõige vähematki. Kui me ikkagi võtame selle numbri ette, et Ukrainas saab päevas rinnetel surma enam-vähem 500 kuni 700 inimest päevas. No rohkem. No need on ametlikud andmed, eks ole, aga noh, on ka päevi, kus saab... Mõlemal poolel saab iga päev surma 5000 inimest. No, see on liialdatud. Tõenäoliselt mitte iga päev, aga on võimalik, et sellistel väga intensiivsete lahingute päevadel, et sellisel juhul on see ühe poole päeva elav jõu kadu. Mida me siis nagu saame oma sõduritega? Saadame oma sõdurit sinna, 150 Eesti poissi saab surma ja sellega on sõda siis pikendatud või rinnet hoitud pool päeva. No andke andeks, ei ole nõus, mitte mingil juhul ei ole nõus. Jaa, aga küll oleksid need inimesed, need mehed asja ette siin Eestis, arvestades Eesti sõjateatri väiksust, arvestades seda, et meil on ainult teatud suunad, millede puhul me peame oma jõud kontsentreerima 150 meest, kas reservis või otseselt lahingutegevuses on Eesti tingimustes täiesti arvestatav jõud. No ja mida me peame ka veel aru saama, et see 150 sõdurit või ütleme kompani suurus, mida iganes, sõjalist tähtsust ei oma Ukrainas meie panus sinna, aga sümbolväärtust või sümboolset tähtsust ta omab ja seda ütles ju Pevkur ka välja. Pevkur ütles, et me oleme eeskujuks teistele. No impeerium Eesti peab muidugi kõigile jälle eeskuju näitama, me oleme ju Venemaa juba ära tükeldanud ja põlvili surunud, oleme siis nüüd eeskujuks. Et niimoodi me innustame teisi riike ka tulema, vabandust, mitte kedagi me ei innusta. Ameeriklased on selge sõnaga öelnud, nemad seal ei osale. Britid on põhimõtteliselt öelnud, et nemad ei osale. Prantslased on öelnud, nemad osalevad, aga sõdureid neil ei ole keda saata, mistõttu nad ei osale. Sama Poola, sama Soome. Kes siis lähevad? Me üksi lähemegi või? Me olemegi siis need, kes kõigile eeskuju näitavad. Et no Balti riigid ka ikka teised, Läti, Leedu ka on valmis minema. Aga mida me siit sellest sümbolist välja loeme on see, et rahvusvaheline sõjapartei meeleheitlikult töötab vastu ükskõik kuidas meeleheitlikult töötab vastu sellele, et Ukrainas rahu saavutada, üritab konflikti eskaleerida, konflikti laiendada, kuna Eestis ja ka Lätis ja Leedus on võimul ju globalistide käpikud, mitte kohalikud iseseisvad poliitilised jõud ja globalistide sõjapartei soovib seda sõda laiendada, siis kohalikud käpikud täidavad oma kohust selle rahuplaani nurjamisel ja
noh, see on ju selgelt Trumpi rahuplaani nurjamine, millega tegeletakse siin praegu. Et minu meelest tuleb seda asja kõike täpselt selles kontekstis lugeda. Me tõmbame endale kaela sõja Venemaaga, ise alustame sõda Venemaaga. Me maksame nii verehinda kui rahahinda selle asja eest. Me ei muuda seda sõjakulgu seal kuidagi Ukrainale soodsamaks, aga me aitame võib-olla saavutada siis ikkagi Venemaa ja NATO vahelist suurt sõda, võib-olla isegi 3. maailmasõda, võib-olla isegi tuumasõda. Et see on siis see meie kompani saatmise tegelik eesmärk, mida Kristen Michal ja Hanno Pevkur ja kõik need teised, kes seda asja ajavad, praegu ajavad. No see kõik on niivõrd hale ja kui see veel laiemasse konteksti panna. See on kurjus. Et see on ka hale, ta on tegelikult sõjalises mõttes hale. Noh, venelased ironiseerivad Briti sõjaväele, et teil on moraalselt vananenud laevastik, teil on moraalselt vananenud tuumarelvad, teil on sõjavägi, mis koosneb kuskil alla 40 000 mehest, sõjavägi, kus käib mingisugune tohutu kemplus selle üle, kas naised, kes ei suuda täita eriüksustes sõduritele ette nähtud norme, saavad ja võivad teenida eriüksuslastena või ei või. Kujutate nüüd ette eriüksus, kus on pandud väga karmid normid paika, sa pead suutma taluda neid ja neid raskusi, sa suutma teha neid ja neid konkreetseid eriüksuslasele antud ülesandeid. Sa pead tõestama, et sa oled võimeline silma pilgutamata tapma siis, kui on vajadus tappa, tunnimees rajalt maha võtta, mida iganes. Ja naised ei saa nende normide täitmisega hakkama, aga soolise võrdõiguslikkuse seisukohast nad peavad saama eriüksustes teenida. No, aga... See on see sõjavägi, mis läheb Vene kõrilõikaid mingeid Wagnerlasi siis peksma või no kuulge, see on kõik naeruväärne. Aga tuleme veel ühe kõige olulisema teema juurde. Ja see teema on see, et kui me räägime siin korealastest ja räägime hiinlastest, siis korealased ei saada mitte 150 meest. Korealased ütlevad, et me võime 250 000 meest saata Ukrainasse sõdima, kui Venemaa palub meil seda teha. No esialgu saatsid vist, kui ma õigesti mäletan, 15 000 või 10 000, noh see on spekulatsioon, ega me täpselt numbrit ei tea. Mis on minu meelest veel üks ülioluline aspekt, millele tuleb ka väga-väga suurt tähelepanu juhtida. Mis mõttes me räägime Eesti poiste saatmisest Ukrainasse olukorras, kus Eestis varjab ennast vähemalt diviisi jagu, üle 10 000 Ukraina ütleme siis sõjaväekohusluse alust meest. Vähemalt diviisi jagu, üle 10 000 Ukraina mehe, kellel tegelikult on kohustus olla Ukrainas rinnetel, kes põgenesid sealt sellepärast, et nad ei taha surma saada. Ja käivad, võtavad Eestis sotsiaalabi välja või käivad ka kuskil siin mustalt tööl. Aga Eestis on vähemalt 10 000 Ukraina meest, kelle Eesti riik võiks ilusti saata Ukrainasse sõdima. Zelenski on palunud, et aidake Euroopa riigid, aidake neid väekohuslasi saata Ukrainasse. Eesti riik lillegi ei liiguta selle jaoks, aga vaat oma poisse me oleme valmis saatma siis Ukrainasse surema. Et see on väärastunud, see on haige, see on Eesti vaenulik, mida meie valitsus teeb. See valitsus on Eestit hukutav valitsus. Ja noh, muidugi Michal ütles, et ei, no me lähme küsime ikka Riigikogult enne mandaati. No me kõik teame, et Riigikogu on kummitempel. Me kõik teame, et Riigikogus isegi ei ole opositsioonis valitsuse plaanile sellist ühtset vastasrinda. Isamaa kindlasti toetab, see Reinsalu juba ütles ju välja EPP koosolekul seal samas Hispaanias, kus elekter ära läks. Et Isamaa on alati toetanud Ukrainat ja toetab edasi ja Viimseni toetame ja teeme kõik, mis vaja. Isamaa toetab igal juhul Eesti sõdurite saatmist Ukrainasse. Nii et küsimus ei ole ainult selles, et opositsioon on vastu või koalitsioon on poolt. Eesti 200 loomulikult teeb kõik, mis vaja. Noh, nemad on ikkagi ju Slava Ukrainatajad. Ja noh, Reformierakond täpselt samamoodi, et siin ma ei usu, et näiteks sotsid hakkavad hääletama maha vägede saatmise plaanile Ukrainasse. No kujutame ette Raimond Kaljulaidi värsket opositsiooniliiget selle vastu hääletavad. Mina küll ei kujuta ette. Nii et ega siin väga palju ei ole, kellega me sellele plaanile vastu hääletame Riigikogus. Mis tähendab seda, et tegelikult tuleb 2 asja teha. Mobiliseerida avalikkus selle vastu ja teiseks tuleb ennem teha katse valitsus kukutada.
ja noh, ma ütleks muidugi selle peale veel, et ega sellel valitsusel tegelikult ei ole ju mingit moraalset mandaati selle tegemiseks. Neil on mingisugune kõikuvalt siin küsitlustest 19–21% kogu koalitsiooni toetus valimistel, noh, ma mõtlen Reformierakonda ja Eesti 200. No selle toetusega me võime öelda ikkagi, et 80% inimesi ei toeta seda koalitsiooni. Ja siin oli ju, millal see oli, neljapäeval vist oli ka Postimees, ja Postimees on siis see katsejänes, millega pandi vaatama, kuidas avalikkus reageerib sellele, mida sina ütlesid, et me ei ole nõus. Meie erakond kategooriliselt ei ole nõus. Siis ainus väljaanne, mis pani selle sinu teksti üles, oli Postimees. Ja ei ERR, ei Õhtuleht, ei Delfi päevaleht, ükski nendest ülejäänud suurtest peavoolu kanalitest seda asja ei tiražeerinud. Väga selge, Stratcom tahtis näha, mis on avalikkuse reageering. Ja isegi Postimehe kommentaariumis, mis on üldreeglina ju väga Isamaa-meelne ja valgete jõudude meelne, isegi seal läks lõhki. Isegi seal oli enam-vähem 50-50 kommentaariumis. No mingi online poll tehti, kus oli umbes 60%. Ja siis oli veel online poll täpselt, kus oli ümmarguselt 60%. Ma lõpptulemust ei tea, vahepeal oli üle 60, siis kukkus natuke alla 60, 59% vist. Oli ikkagi seda meelt, et sinna ei tohi vägesid saata. Et me räägime ikkagi tegelikult praegu sellest, et Eesti rahvas, Michal ütles, et Eesti on valmis saatma. Ei, mitte Eesti ei ole valmis saatma, vaid sina, Michal, ja sinu klikk, sinu süvariigi ja Briti luure poolt hüpitatav klikk on valmis sinna saatma Eesti poisse surema, katsejänestena. Aga Eesti rahvas ei ole teile selleks mandaati andnud ja Eesti avalikkus vajab väga tõsist ajupesu, et ta sellega nõustuks. Ja võt see on see koht, kus nüüd peaks ikka jälle uuesti kõik inimesed korra peegli ees seisma ja vaatama, et kas me oleme nõus, kas me oleme valmis teise riigi pärast enda riigi viima sõtta Venemaaga. See on nii lihtne. Me võime kõik olla, toetada Ukrainat ja tema vabaduspüüdlust ja iseseisvusvõitlust ja sõda. Me kõik elame kaasa ja soovime, et neil läheks hästi ja loodame, et nad ei kaotaks. Aga Ukraina ei ole Eesti. See ei ole meie sõda. Meie ei ole veel sõjas. Need on olnud Stratcomi valed, mida meile on 3 aastat ajudesse saetud. Aga see kõik ei vasta tõele. Eesti ei ole sõjas ja Ukraina ei ole Eesti. See ei ole meie võitlus. Kui me nagu hästi selgelt kainelt hindame, siis see ei ole meie võitlus. Kui me läheme sinna oma vägedega sisse, siis me oleme liitunud sõjaga Venemaaga ja me oleme sõjas Venemaaga. Ise alustasime sõda Venemaaga. Sõda, mida me ei ole võimelised isegi mitte pidama Eestis. Rääkimata sellest, et me oleme seda võimelised võitma. Ärme unusta ära seda, mida Kaja Kallas rääkis mõni aasta tagasi, kui ta NATO sõjalised plaanid oli läbivaadla lapanud. Ja siis lobises selle avalikkusele ka välja. Kõigepealt rullib sõda meist üle. Me ei ole võimelised seda takistama, me ei ole võimelised ennast kaitsma. Ja siis mõne kuu pärast, kui NATO ikkagi otsustab, siis rullib sõda meist uuesti teisele poole üle. Kui ameeriklased tulevad, aga Trump on öelnud, et ei tule. Trump on öelnud, tema peseb käed puhtaks Ukrainas. Kes see NATO on? Aga kes see NATO on? Täiesti võitlusvõimetu Bundeswehr, mis praegu nüüd suure sõjahüsteeria raames üritab mehi värvata ja tahtjaid ei ole. Sakslased ei taha Bundeswehri minna. Tšehhis lahkub erakordselt, mitu aastat järjest on juba lahkuvad tegevteenistujad, ei pikenda oma lepinguid ja lahkuvad tegevteenistusest, sellepärast, et nad kardavad, et sõda tuleb. Nad ei taha olla seal sõjas. Kes siis on see NATO? Prantsuse võõrleegion või? No kuulge, teil on tegemist seal oma lõunapiiridel, teised pool vaikes seda pagana Vahemeret. Et teil ei ole ju kullasõbrad, teil ei ole ju vägesid, teil ei ole ju relvastust, teil ei ole ju varusid. Britid, nalja teete, pisikeseks saare riigiks muutunud, ikka kujutavad ette, et on impeerium, kes kavandab maailma. Moslemid üle võtnud pool riiki juba ja sama Prantsusmaaga. Kes see NATO on Ameerika ja Ameerika on öelnud, nemad ei lähe sinna sõtta. Ja kui ameeriklased ei lähe, siis isegi kui kõik Euroopa suuremad riigid lähevad,
lähevad, kaasa arvatud Poolad, kaasa arvatud britid, prantslased, hispaanlased, itaallased, kes kõik on öelnud muide, et ei, me ei lähe. Siis, kas siis on küsitav, kas see NATO on võimeline oma idatiiba kaitsma, et see ei ole üldse nii kindel, et siis me lööme venelased puruks, ei ole üldse nii lihtne see asi, aga nemad on öelnud, et nad ei tule, ameeriklased on öelnud, et nad ei tule, aga meie läheme ja meie tõmbame endale sõja kaela, see on Eestit hävitav otsus ja seda otsust ei tohi lasta sündida. Ja tuleb selgeks teha, et on olemas üks erakond ja on olemas terve mõistuslikuga mõtlemise võimega inimesed, nagu ka siin mikrofonide taga praegu, kes ütlevad, et seda ei tohi teha, ärge laske ennast ära lollitada, ärge laske pimedal Vene vihal. Me keegi ei armasta ju seda suurt Vene impeeriumit, me kõik ju teame ajaloolisest kogemusest, mille kõigega nad on hakkama saanud. Ei ole ju küsimus ainult siin Gulagis ja ei ole ju küsimus ainult märtsi küüditamises ja juuni küüditamises. Ei ole, see on see ordulik riik, nagu on selle vene kirjanik Akunin oma raamatutes kirjutatud, see on ordulik riik. Ta on algusest peale, Moskoovia on ordulik riik olnud, ta on julm, ta on halastamatu, ta ei halasta kellegile. Täna võid sa teda palehigis teenida, aga homme leitakse, et sul tuleb kael murda ja murtakse. Et me keegi ei tee endale illusioone, mis on Venemaa, aga tükkida selle sama Venemaaga sõtta, ilma et see mitte midagi meile annaks ja selle sõja käiku muudaks, välja arvatud see, et me anname Venemaale ettekäände. Mida ta, loomulikult õigus on ka nendel, kes ütlevad, et Venemaa ei vaja ettekäänet, ta leiab selle iseenesest. Aga kui ta selle iseenesest leiab, siis las leiab nii nagu 39. aastal, aga ärme anname seda ise. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Aga nüüd võtamegi ühendust Rain Epleriga ja räägime elektrist ja energeetikast. Tere Rain! Tervist! Nii palju kui uudistesse läbi lipsas ja siis kadus see täitsa uudistest ära 28. kui ma nüüd õigesti mäletan, oli esmaspäev, eks? Kukkus keskpäeval kõigepealt Hispaania elektrivõrk kokku, kogu riik jäi täielikult ilma elektrita ja tõmbas kaasa ka Portugali ja Hispaania elektrivõrgud on omavahel ühendatud, tegelikult on nad ühendatud ka ülejäänud Mandri-Euroopaga, aga ütleme siis niimoodi, et tihedalt on nad omavahel ühendatud ja siis mõnede liinidega on nad Prantsusmaaga ühendatud ja juba hakkas ka Prantsusmaa minema, aga siis seal tõmmati piltlikult öeldes rubilnik välja ja Prantsusmaal läks ainult üks väike piirkond pimedaks. Liikusid ka libauudised, et Kreeka, Itaalia ja ma ei tea, mis teised kohad on pimedad. See ei olnud kaugel, see oli väga-väga lähedal, et terve Euroopa oleks pimedaks läinud, aga kohe, kui see juhtus, lasti eetrisse libauudis, et tegemist oli küberrünnakuga. No kui asja natukenegi lähemalt vaadata ja ei olnud vaja üldse isegi olla suur spetsialist, siis oli selge, et küberrünnak on pigem ebatõenäoline. Rain, sina tegid endale selgeks, mis seal juhtus, räägi meile ka. No selgeks on võib-olla palju öelda, sest tegelikult uudiseid või nii-öelda arvamusi ja siis ka nii-öelda tilkhaaval uurimise tulemusi ikka veel tuleb, et ma olen üritanud siin rahvusvahelises meedias seda olukorda jälgida ja tõepoolest alguses aeti pilt hästi segaseks ja räägiti küberrünnakutest ja terrorismist ja kõigest muust. Minu meelest oli see juba teisipäeval, kui Hispaania elektrivõrgu juht ütles, et küberrünne on välistatud. Ja tegelikult ma vaatasin, et kohe esmaspäeval minu üllatuseks, kui ma lugesin Bloombergi artiklit selle Hispaania blackouti, see täielik pimendus. Ühesõnaga totaalse elektrikatkestuse kohta, siis tegelikult minu üllatuseks Bloombergis üks lõik oli, mis oli küll niimoodi pehme sõnastusega, aga ütles umbes nii, et ei saa välistada, et põhjuseks oli juhuenergeetika, päike ja tuul. Tegelikult tänaseks on see kindel, et just see põhjuseks ongi ja oma sellisel võib-olla nagu iroonilisel veidike või tagurpidisel moel on seda nüüd näiteks kinnitanud ka Reuters, kus oli lõik, et kuna see taastuvenergeetika suur osakaal võrgus lõigi selle võrgu rivist välja, siis see näitab kõigile valitsustele vajadust teha suuri ja üüratu suuri investeeringuid võrkudesse. Et
edaspidi selliseid asju välistada. Noh, see on see, mida me Martin sinuga siin korra paar päeva tagasi arutasime, et Euroopas nagu ikka lahendus, noh võib-olla mitte alati, aga enamasti lahendus mõnele probleemile on see, et proovime sama asja, mis meid probleemini viis, teha veel suuremas mahus ja kulutada veel rohkem raha, et äkki siis probleem laheneb. No tegelikkuses, kui vaadata, kus tehnoloogilised arengud täna on, siis selleks, et selline tuule- ja päikeseenergeetikal põhinev võrk oleks stabiilne ja kindel, nii nagu olid võrgud traditsiooniliste tootmisviiside ajal, tuleb matta sinna nii palju raha, et see soodne ja odav elekter, millest meile palju räägistud on, et see lihtsalt, see unistus muutub veel kaugemaks. Ja no probleem on siis see, et kui me vaatame traditsioonilisi energiatootmisviise, siis nende puhul need suured pöörlevad võimsused, olgu need siis, võtame Eesti näite puhul, eks ole, põlevkivi või Euroopas laiemalt gaas või kivisüsi ja ka tuumaenergeetika, seal suured turbiinid keerlevad, ajavad käima suured generaatorid ja siis need tekitavad niinimetatud inertsivõrgus, mis väikeseid sageduse kõikumisi tegelikult absorbeerivad, nii et võrgus ei teki probleeme, kui tarbimise poole peale, eks ole, näiteks midagi kõigub, aga tuule- ja päikeseenergeetika puhul need tootmisvõimsused ise seda ei paku ja on vaja erinevaid siis võrguseadmeid, invertereid ja muud, et võrk püsiks stabiilne. Ja need graafikud, mida ma nägin nüüd ka kusagil rahvusvahelises pressis, Financial Times võis see olla, näitasid, et toimus väga äkiline toodangu langus, aga veel kord, et praegu sellist lõpuni usaldusväärset infot, kus keegi ametlikult kinnitaks, et jah, oli nii või oli naa, ma näinud ei ole, aga et põhjus võiski olla piltlikult öeldes see, et mingil põhjusel. Ja näiteks päikeseparkide puhul, ja päikesepark on Hispaanias palju, äkilise tootmise languse põhjus võib olla see, et mingisugune pilvemassiiv liigub kiiresti päikese ette ja see muudab kohe väga äkiliselt seda võimsust, mida päikesepark annab. Aga jah, ühesõnaga lühike kokkuvõte on see, et aina rohkem märke viitab sellele, et põhjuseks oli just nimelt see, et võrgus on liiga palju juhuenergiatootmisvõimsusi ja selle eest tegelikult on aastaid eksperdid ka hoiatanud, üle maailma on väga palju sellest kirjutatud, et kui olemasolevatesse võrkudesse lisatakse rohkelt tuule- ja päikeseenergia tootmisvõimsusi, siis see muudab võrgu haavatavaks erinevate riskidele ja järjest kasvab oht selliseks totaalseks elektrikatkestuseks ja nüüd siis see risk realiseerus, aga nagu sa ka alguses, ma arvan, õigesti sedastasid, et meie meedias on need uudised juba üsna kadunud, võibki öelda, aga ma arvan, et välismeedias me näeme selliseid uudiseid, et tuleb lugeda tõesti nii-öelda mõttega kohal olles, sest ilmselt teksti sisse on peidetud ka tõde kusagile, aga ma usun, et seda püütakse sõnasalatiga niimoodi hägustada, et jumala eest ei tekiks inimestes laialdaselt sellist selget arusaama, et need juhuelektritootmisvõimsused tegelikult ei ole head, eks ole, sest et ideoloogiline elektrisüsteemi arendus on käinud siin aastaid, seal liiguvad suured rahad ja nüüd kindlasti PR-agentuurid mõtlevad, et kuidas erinevaid lugusid sõnastada niimoodi, et süüdi oleks miski muu kui see, mis tegelik põhjus on, ehk et see juhuelektri tootmisvõimsuste eelis ja ülearendamine. Ja ma olen juba näinud meie meedias mitmeid artikleid, mis räägivad, et ei, taastuvenergeetikal ei ole mitte midagi viga, sellega on kõik korras, et probleemid olid milleski muus, probleemid olid võrkudes, probleemid olid mingites ülekandejaamades ja probleemid olid mujal, et mitte selles, milles oli probleem tegelikult. Ja kui sa siis vaatad, kes see kirjutaja on, siis kirjutajad on kõik seotud selle sama taastuvenergeetikaga. Selle äriga. Ja aga sa ütlesid niisuguse toreda ütluse, et siin on tehtud nüüd juba järeldus, et kuna see on meid viinud probleemini, et meil on liiga palju taastuvenergeetika tootmisvõimsusi, siis probleemi lahendamiseks on vaja neid veel juurde lisada. Minul tuli kohe selline väga argine, aga inimestele kindlasti väga mõistetav võrdlus, et kui sa oled kõvasti kärakat
kärakad pannud ja sul on pohmell, siis järeldus on väga lihtne, tuleb veel rohkem kärakad panna, et pohmellist üle saada. Et see on umbes samasugune loogika. Et noh, see ei ole ju tegelikult tervemõistuslik loogika, aga noh, ta ei olegi tervemõistuslik, sest et see kõik on ju ideoloogia, see on ju ideoloogilised otsused, mis on vastu võetud juba 10 või rohkem aastat tagasi, alates siin Kyoto protokollidest ja muudest globalistide ulmelistest, aga muidugi teatud inimestele ülikasulikest rahapesuplaanidest, sest kõik need on ju suuresti riigi toetuste peal. Ega siis Eesti ei ole ainus, kes uhab suurt riigi toetust taastuvenergeetikasse. Ka teised riigid, ka Lääne-Euroopa rikkad riigid, suured korporatsioonid, suured energeetikaettevõtted, kõik on ju sirutanud käe maksumaksja raha poole ja öelnud, et ei tore, meie võime seda kõike teha, aga see nõuab investeeringut ja kui riik meile niisuguse ülesande annab, siis loomulikult me ootame, et riik ka toetaks oma investeeringutega seda. Ja see on kogu selle asja tõlge. Nii et siin ei ole. Aga veel üks väike elutarkuse vastu ei saa miski. Kuskil 15 aastat tagasi mul oli üks Soome grupp, kui ma turismiga tegelesin ja käisin nendega siin Lätis-Leedus ringi sõitmas. Ja siis oli autojuht, kellega juttu hakkasime ajama, soomlane, kes ütles, et tema on oma mökki viinud kõik päikese elektri peale, päikesepaneelide peale. Ja ma küsisin, et noh, et aga kuidas siis ära tasub, et te olete veel rohkem Põhjamaal kui meie. Ta ütles, et jaa, et eks siin probleem on, aga ma olen akud vahele pannud, et mul on suur akupank ja siis, kui meil ilma poolest seda elektrit sealt paneelist ei tule, et siis ma saan akust selle. Nii et noh, Soome lihtne autojuht sai ammu aru juba 15 aastat tagasi sellest, et kui sul ei ole stabiliseerimisvõimsust, siis on kogu see päikeseparkide rajamine totrus. Aga ma tahan siin mõned numbrid ka ikkagi inimestele öelda, et ja mis mind, esimene asi, mille peale minul hakkasid kohe tundlad liikuma, loomulikult kohe, kui sulle peavoolumeedia ütleb, et Putin tegi, siis tuleb esimese asjana mõelda, et mida nad varjata üritavad. Et see on nagu esimene asi, et kui oli uudis, et küllap oli Putini küberrünnak, siis mis tegelikult juhtus ja siis vaatasin järgmist uudist 10 päeva varem, no ütleme siis 16 aprill teatas uhkusest kummis rinnaga Hispaania, et nemad saavutasid 16. aprillil 100% oma elektri tootmisest tuli siis päikesest ja tuulest. Kogu nende siis tarbimine oli kaetud päikese tuulega ja ei võtnud aega 10 päeva või 2 nädalat, kuni kogu süsteem vastu taevast lendas ja sel hetkel, kui siis see süsteem vastu taevast lendas, oli siis see tootmisvõimsus, mis pakub sagedust ehk seda hertsi, kui me kõik ostame endale koju, ma ei tea, kohviaparaadi või juukselokitangid või ükskõik mida, siis seal taga on, eks ole, väike kirjakene, et 220 volti ja 50 hertsi ja et me keegi sellele mingit tähelepanu ei pööra, aga kui see 50 hertsi ära kaob, siis kärsavad su lokitangid või nutiseadmed läbi. Ja ongi kõik, et see herts on tegelikult seal tähtis asi. Ja nendel oli siis 3% sel päeval, kui neil see elektrikatkestus oli gaasijaamade võimsust, mis siis seda hertsi stabiliseerisid. Ülejäänud oli päike tuul ja nüüd kui neid graafikuid ka ma vaatasin, eks ole, et järsku, ma ei tea, seal umbes 12 päeval järsult pool tarbimisest kadus ära. No mis see põhjused on, siin on erinevad spekulatsioonid, et seal üks versioon, mida mina olen lugenud, on vastupidi see, et järsku tekkis, kuna see on keskpäev, järsku tekkis liiga suur tootmine võrku, millel ei olnud tarbimist taga, ülekoormuse tõttu hakkasid alajaamad automaatselt välja lülitama, kuna see ülekoormus siis nii-öelda jaotus ära teistesse piirkondadesse, teiste alajaamade peale, siis nagu domino või lumepalli efekt, et ahelreaktsioon, et ühes kohas tekkis ülekoormus, seal lülitus välja, see ülekoormus siis lülitus kohe kuhugi mujale ja pauh, kõik piirkonnad lülitasid ennast välja ja oligi pime. Ja sama juhtub siis, kui sul tekib ka alakoormus, sest et sellisel juhul see süsteem samamoodi läheb hulluks või läheb rikki. See võibki vastastikuse pendel, eks ole, käia, kui sul tekib sageduse probleem, siis ei lülitu välja ainult mitte lokitangid ja mikserid, vaid suured tehased. Tootmisseadmeid, eks ole, suured tehased, mis tähendab, et suur tarbimine kaob ära ja siis ongi, eks ole, võrgus nii-öelda tootmist liiga palju ja siis hakkavad
automaatsed süsteemid tootmist võrgust välja lülitama, ja siis see ahel ja siis ütleme, see pendli amplituud läheb liiga suureks, et sa suudaks selle kuidagi ära tasakaalustada ja lõpuks ongi sul kogu võrk pime, eks ole, ja nagu me teadsime, mõju ulatus ka Prantsusmaale, isegi Belgiasse. Mida nagu ka inimesed võib-olla ei mõista hästi on see, et tänapäeval need masinad on küllaltki tundlikud, et me oma nutiseadmed me võtame kõik välja, kui öeldakse, et elektri või ütleme, kui on äikesetorm tulemas, siis öeldakse, et võtke televiisorid ja nutiseadmed ja kõik muud asjad välja ja sama efekt, kui välgust tekitatud ülepinge on sellel sageduse kõikumisel, aga me kujutame ette, et suur treipink, millega tehakse automootorit või ma ei tea, mida iganes, et see on mis sellel masinal suur mähis käib, aga tegelikult need on ju kõik tänapäeval kõrgtehnoloogilised kiipide peal töötavad aparaadid, mis küll võtavad väga kõvasti voolu, aga sellegi poolest ei kannata voolu kõikumist. Ma tahtsingi enne öelda, et kui ütleme siin möödunud sajandi elektriseadmed olid sellised, ei olnud nii tundlikud, eks ole, et võtame siin, eks ole, meie siin elasime Nõukogude okupatsiooni all ja selle riigi, see mingisugused suured mootorid olid sellised, et käisid edasi, kui seal väike võnge oli, aga nüüd tänapäeva tehase tootmisseadmed on niivõrd tundlikud, et need surevad ära, nad kärsavad läbi ja need on miljonid ja miljonid. Kõikumisele vastu ja seetõttu on sinna vahele pandud erinevad kaitsesüsteemid, et kallis masin pihta ei saaks. Aga ma tahtsin korraks rahast rääkida, et vaata, me oleme Eestis rääkinud, üks asi on tuulikute ja päikesepaneelide rajamine, mis on miljardid ja miljardid. Tuulikutele läheb siin 3 miljardit siia ja sinna ja siis moka otsast räägitakse meile odavast elektri hinnast, mis tuleb sellest, et me need miljardid maksame riigieelarvest või mingitel muudel moodidel dotatsioonidega kinni, eks ole, et siis saab hinda väiksemal näidata, kui nii-öelda kuskilt keegi on selle hinna juba kinni maksnud, aga millest meile väga ei räägita või tuleb juttu kuidagi niimoodi mööda minnes on see, et nüüd on vaja see neljas liin ehitada siis Lätti, kusjuures see 4. liin ei lähe Lätti, vaid läheb hoopis Saaremaale, et meretuulikuid ühendada tegelikult ja siis on meil vaja ehitada see miljardiline pumpla kuhugile Paldiskisse ja siis on meil vaja veel miljardi jagu teha mingisuguseid paigaldada akusid ja stabiliseerimisi ja siis on veel eraldi teema, mis meil nüüd on ju käinud ka uudistest päris palju läbi, on siis see stabiliseerimine ja ehk siis see reservvõimsustasu. Ehk siis see on kõik need on lisakulud ja kõik on hirmus suured summad, mida tuleb teha ainult selle tõttu, et me oleme lööktöö korras, sulgeme oma põlevkivi tootmist ja lööktöö korras siis ehitame kõrvale või asemele üritame ehitada tuulikuid ja päikeseid, sest tuulik ja päike ei tekita seda hertsi, vastupidi, ta destabiliseerib seda hertsi. Ja nendest miljarditest, meie oleme siin näppude peal arvutanud, kokku saanud, et vähemalt 15 miljardit lähiaastatel. Järgmise 10 aasta jooksul, 15, me räägime siin 1,5 miljardit aastas, kui see raha niimoodi ära jaotada. Ei ole võimalik, see on Eesti peaaegu et 1 aasta riigieelarve või see on pool kogu meie SKP-st või natuke vähem kui pool, aga ütleme 1/3. Just nimelt seal ongi see probleem, et see, et neid numbreid tegelikult püütakse, kui otse küsitakse, siis püütakse kuidagi killu haaval ja anda vastuseid või üldse mitte anda ja et see nagu välditakse tegelikult rääkimist sellest, milline on elektri tootmise kogu kuluühiskonna jaoks, eks ole, et keskendutakse sellele, et nüüd ju suvi tuleb, me hakkame jälle nägema suuri pealkirju, kus öeldakse, kui tore täna oli päev otsa elektri hind 0, sest et nii palju oli, ma ei tea, päikese elektri tootmist näiteks, et inimesi püütakse eksitada ja jätta muljet, kuidagi tagurpidist muljet sellest asjast. See, mis Mart ennem rääkis, selle Soome näite ja et päikesepaneelid ja akud ja kõik muu, tegelikkus on selline, et suures tööstuslikus skaalas, et paigaldada akusid või poolest kataks ära meie vajaduse näiteks 2 nädalat talvel, selle hinnalipik on nii suur, et seda ei jaksa täna keegi teha. Teine asi nende väikeste tootjatega, on jälle ideoloogia on appi tulnud inimestele, et ka meil ju makstakse toetust, mõni aasta siin päikesepaneelide paigaldamise eest, praegu minu teada akude paigaldamise eest, ehk et inimesele korjatakse, maksu tõstetakse, eks ole, piltlikult öeldes kehtestatakse automaks, sest raha on hirmus palju vaja ja siis makstakse toetust, et osta endale akusid, aga sinna veel 3. jutt jätakse juurde rääkimata, et
päris niimoodi see Soome mees ilmselt hakkama ei saa, et ta suurde võrku üldse ühendatud ei ole. No ja nüüd, kui riigi raha eest saad osta akud ja siis selleks külmaks talvenädalateks või koguni kuudeks on sul see ühishüvena ehitatud suurvõrk toeks ja sa saad ikkagi oma vajaliku elektri sealt ja selle eest sult sisse ei nõuta kulusid, mis selleks võrgus teha tuleb, kui neid väikeseid ebastabiilseid tootjaid seal palju sees on, et siis tundubki, et aga tegelikult nõutakse maru kasulik oli, aga ühiskondlikus mõttes kulud järjest tõusevad, aga see on peidetud jämedalt võttes maksukoormusesse ära, et pannakse ka mõned elektritasud ja nagu meilgi, eks ole, siin Elering lisab arvele ridu, olgu need reservide, saartalitluse ja kõige muu eest, aga üldiselt ikkagi suur osa kaetakse maksurahast. Käibemaksutõus, tulumaksutõus, aktsiisimaksutõus, automaks on see, kuhu see raha kõik läheb, aga Mart tahtsid üle. Aga siin on veel see kõrvalkahju, mida keegi kuskil üldse ei arvesta, see on see, kuidas meil sureb ettevõtlus. Meil sureb ettevõtlus, meil majandus tõmbub kokku, raharinglus väheneb, inimesed jäävad rohkem töötuks, inimesed lähevad Eestist ära. Et seda sotsiaalset ja tegelikult ka majanduslikku kahju, mitte keegi mitte kuskil ei arvesta, aga see on selle sama ebastabiilse ja kalli ja totra külvivolinike kombel tehtava taastuvenergeetika tulemus. Aga selle Pürenee juurde tagasi minnes korraks tahan öelda veel seda, ja see on ka kahju, mida keegi meile ära ei näita, kui terved tehased, terved ettevõtted, terve majandus, terve elu jäi seisma ja seisis seal, ma ei tea, mingi 10 tundi või rohkem, siis seda kahju ei olegi võimalik absoluutselt kokku arvata, aga see kahju oli, ma arvan, Pürenee poolsaare majandust ja rahvaarvu suurust arvestades, see on kokku seal kusagil mingi 50 miljoni inimese ringis, see on kümnetes miljardites vähemalt. Kindlasti. Juba ju meil, eks ole, on siin vahepeal tehakse arvutusi, näiteks kui elektri hind on liiga kõrge või kui on katkestus või midagi, siis lüüakse kokku, et palju Eesti siis kulu oli ja tehakse tundide kaupa neid arvestusi, eks ole, et kui nüüd üks tööpäev piltlikult öeldes läks Hispaanias ja Portugalis elektrikatkestuse nahka, see on väga suur number, ja ma olen nõus, et seda kahju jällegi selle kahju esile tõstmist välditakse. Aga ma tegelikult veel arvan, et kui Eesti konteksti panna, siis ega juba nii oli tunda nende juhuenergeetikute poolt seda sellist survet, eks ole, ja siis see väljendub läbi mõnede poliitiliste erakondade sellise kiirustamise, et siin sotsid ja Reformierakond ei väsi surumast, et ruttu saaks toetusskeemid paika. On tunda seda, et inimesed tajuvad, et sellele asjale tekib, vastuseis aina kasvab ja ühel hetkel ei ole võimalik enam neid toetusskeeme teha ja ma arvan, et nüüd seoses selle Hispaania ja Portugali katkestusega see negatiivne efekt võimendub ja kui siin see oli möödunud või ülemöödunud nädal, kui Emori küsitlus tuli välja, mis näitas kus siis küsitleti inimesi, et kuidas nad suul ja päike olid teinud läbi väga järsu languse ja selles mõttes on nüüd Eesti jaoks positiivne uudis, et ma arvan, et see Hispaania juhtum seda langust ainult süvendab ja ühel hetkel saavad ka poliitikud aru, et neil enam ei ole võimalik seda edasi suruda. Eestis on kõik võimalik, aga muidugi ma ütlen selle peale siin, ma olen lugenud ka rahvusvahelist meediat, mis on meie seda Venemaast lahti ühendamist käsitlenud, sealhulgas olen lugenud ka Vene meediat. Üsna üksmeelne seisukoht on selline, et meil selline crashimine on ainult aja küsimus. Kuna meil aeg pressib peale, ma ei saa pikemalt rääkida, siis mina tahan lihtsalt kokkuvõttes öelda seda, et just selle tõttu, et kogu see Hispaania ja Portugali lugu ei ole kasulik rohepöörde narratiivile, just selle tõttu me sellest midagi ei kuule, mingeid õppetunde sealt ei ole, ainus mida me loeme on Euroopa Komisjoni teade, et nüüd tuleb veel rohkem raha hakata suunama võrkude arendamisse, et näe, selle me oleme kuidagi unarusse jätnud siin. Vastus kõikidele kriisidele on andke rohkem oma raha ära. Eestis on üks erakond, mis kategooriliselt küüntehammaste ja tagajalgadega seisab vastu kogu selle rohepöördele, see on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, nii et seda tuleb kogu aeg meeles pidada, aga Rain, täname sind, et jagasid meiega oma teadmisi ja arvamisi ja soovime ikka edu Lõuna-Eestisse. Aitäh, edu ja nägemist. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Vahetame teemat ja räägime nüüd Trumpi 100 päevast. Trumpil sai 30. siis aprillil täis või kes kuidas arvutab 20. jaanuarist 100 päeva. 100 päeva on selline Napoleoni ajast pärit traditsioon. Napoleon tuli oma Elba pagulusest tagasi pärast seda, kui ta oli siis suurvõimude poolt sunnitud olnud loobuma keisritroonist, oli natuke aega pagulases ja siis tuli võidukalt Pariisi tagasi ja pidas oma viimase võitluse. Ma teen ühe kõrvale põike seoses sellega, kuidas avalik arvamus, missugune tuulenuusutajate kamp on ajakirjanikud ja ka poliitikud ja muud igasugused tegelased, ka äriringkonnad loomulikult. Kui Napoleon Elbalt põgenes ja maabus Lõuna-Prantsusmaal, siis ilmusid igal pool üle Euroopa pealkirjad. Pariisi ajakirjad põhiliselt. Ja, Korsika koletis maabus Lõuna-Prantsusmaal, mida ligemale ta jõudis Pariisile, seda glorifitseerivamaks muutusid need pealkirjad. Viimane pealkiri oli tere tulemast tagasi, auväärne keiser. No võt, aga sellest 100 päeva, et see on niisugune pika looga taustaga. Trumpi 100 päeva on kahtlemata olnud kõige erakordsem 100 päeva Ameerika presidentuuri ajaloos, et siin tuleb ajas tagasi minna väga-väga pikalt, et üksikutes töölõikudes samasugust efektiivsust, samasugust jõudlust näha. Näiteks on peetud üheks kõige kiiremaks esimese 100 päeva plaaniks Delano Roosevelti, Franklin Delano Roosevelti, kes siis võitis valimised 1933. Ja oma New Dealiga ja tema esimese 100 päeva plaani sees oli siis 100 executive orderit või siis täidesaatvat korraldust, mille ta tegi siis. Trumpil oli neid 250 millegagi, 258 midagi taolist. Neid nii-öelda täidesaatvaid korraldusi lihtsalt mitte keegi ei ole kunagi nii palju teinud. Võrdlus veel teisi võrdlusi, mis tehakse, et nii kiiresti ei ole senat kinnitanud valitsuse liikmeid alates Reagani ajast. Mis on ka 40 aastat tagasi. Aga nii palju, kui ta on üldse nimetanud ametisse, isegi ajaloos ei tooda võrdluseks, sest et lisaks senat ju kinnitab lisaks valitsusliikmetele ka seal erinevate ametite juhte ja suursaadikuid ja ka kohtunikke ja nii edasi. Et see kõik on väga kiire olnud. See, mida ta on teinud tariifidega, see, mida ta on teinud immigratsioonis, esimese 100 päeva jooksul riigist välja saatnud rohkem kui 150, ma ei mäleta, kas oli 150 000 inimest on riigist välja umbes saadetud. Kui me siin mäletame, kui ta valimislubadusi rääkis, kuidas immigrandid tuleb riigist välja saata, siis kuidas illegaalide pooldajad ilkusid, et neid pole võimalik ja see ei ole võimalik ja on võimalik. Ja ta ise ka ütleb, et see on alles algus. Vasakpropaganda ehk meedia on meile üritanud luua pilti tohutust ebaõnnestumisest, et mida kõike tal on valesti läinud ja kuidas kõik on halvasti ja kuidas tema populaarsus on rekordmadal, ei vasta absoluutselt tõele. Lihtsalt ei vasta tõele. Nii nagu me teame, Eestiski küsitlused on manipulatsioon, Ameerikas on küsitlused veel rohkem manipulatsioon. Seal tuleb kõigepealt vaadata, kes tellis küsitluse, siis tuleb vaadata, kes tegi küsitluse, missugune firma tegi küsitluse ja siis võib alles hakata otsustama, kas seda küsitlust tasub vaadata või mitte. Ja nii-öelda professionaalsed küsitlusfirmad näitavad tegelikult ikkagi seda, et Trump on väga populaarne. Ta on väga populaarne nii vabariiklaste hulgas, ehk siis tema valijad ei ole temas absoluutselt pettunud, aga ta on ka populaarne nende nii-öelda sõltumatute ehk siis poliitiliselt ennast mitte määratlenud inimeste hulgas, kes moodustavad Ameerikas umbes 20% valijaskonnast ja siis ta on isegi arvestatava hulga demokraatide hulgas populaarne. Ja populaarne sellepärast, et ta täidab oma lubadusi. Ja see on põhiline, mida inimesed ütlevadki. Lubas ja on hakanud tegema. Nüüd see võltsnarratiivide loomine on muidugi käib täistuuridel, tuli välja sel nädalal esimese kvartali SKP kasv, tohutud pealkirjad, Ameerikas esimeses kvartalis SKP langes. See on ka bluff. See on bluff, sellepärast, et statistika võtab arvesse kahte asja, mis moonutavad väga suurelt seda pilti. Esimene, Trump ju on
peatanud väga suurtes ütleme siis see Elon Muski tehtud kokkuhoiuprogramm või Dodge, mida nad nimetavad, on vallandanud ju, ma arvan, mingisugune 150 000, 100 rohkem veel ametnikku on vallandatud. Ja nende nii-öelda töösuhte lõpetamine veab alla statistikat. See, et nad on külmutanud ja peatanud 160 miljardit riigieelarve kulu. No see veab kohe, nii kui riik hakkab raha mitte kulutama mingitele programmidele, nii pea ju SKP kasv peatub või SKP kahaneb. Ja see on väga suur tükk sellest nii-öelda SKP langusest, mis on ju tegelikult positiivne uudis, et kui riik raha ei kuluta, siis ju riik tegelikult teeb majandusolukorda paremaks. Maksusid saab langetada, võla võtmist saab vähendada, mis on ka juhtunud. Võla kasv on pidurdunud Ameerikas praktiliselt seisma. Ja teine suur osa, miks see statistika näitab langust, on siis see, et Ameerikas statistikasse arvestatakse importkaup on majandusele miinus. Ja ennem tema tollide kehtima hakkamist aprilli alguses, vabandust, varusid siis Ameerika ettevõtjad väga palju importkaupa ja just nii-öelda ajasid oma laod kaupa täis ennem tollide kehtima hakkamist ja see on siis nii-öelda statistiliselt näitab majanduslangust. Aga tegelikult on see järgmises kvartalis, kui nad selle kauba maha müüvad, siis see näitab majanduskasvu. No kuna meil käsitletakse Trumpi ametiaja algust ju põhiliselt ainult läbi ühe vaatevinkli, see on Ukraina rahu läbirääkimised, et Trump ei ole saavutanud edu. Trump on ka siin saavutanud edu. Lõppude lõpuks jah, mitte nii nagu ta algul väga ultimatiivses vormis pani laua peale selle maavarade leppe, päris nii. Tegelikult tehti ära nende tingimustel lõpuks. Tegi mõned mööndused, tegi taktikalised mööndused, täiesti arusaadav. Ta pidi ju, see on ju arusaadav, et sa paned algul suuremad nõudmised laua peale ja siis tõmbad tagasi. Tegelikult on ta sundinud ka Putinit mitmel korral tagasi astuma, kas või sümboolseid liigutusi tegema. Läbirääkimised käivad, ei ole loomulikult, oleks naiivne arvata, et 24 tunniga see sõda lõpetad, nii nagu ta kampaania ajal ütles. No see oli kampaania ütlus ja töötas. Aga kui me vaatame kogu aeg ainult selle kandi pealt, siis tegelikult tuleb meil vaadata seda, mida ta teeb siseriiklikult. Sest Ameerikas tähtis ei ole mitte nii palju välispoliitika, ammugi mitte mingisugune ameeriklaste jaoks täiesti tüütu Ukraina sõda, vaid tähtis on see, missugused korruptsiooni paljastused, missugused kohtuvõimu korrumpeerumise paljastused, missugused pedofiilse maffia paljastused, missugused inimkaubitsuse paljastused, missugused vaktsiinikaabakate ja ärikate paljastused on Ameerikas aset leidnud. Sellest meil moka otsast natuke peaaegu mitte ja muidugi mida tuleb öelda, et siis kui nendest Ukrainast rääkides, tegelikult oli tal plaan paigas, see plaan oli läbi räägitud ja läbi arutatud juba ennem ametisse saamist ja selle plaani lasi vastu taevast Zelenski. See kõik oli paigas, seda on nende rahandusminister Bessent rääkis ühes Tucker Carlsoni podcastis hästi põhjalikult ilusti seletas ära, et neil oli see sammude järjekord oli paika pandud, kes millal mida astub, kuidas astub ja kuidas siis erinevad osapooled ennast sellest olukorrast ilusti välja tagurdavad või sellest sõja ära lõpetavad niimoodi, et kõigil jääb nägu pähe, kõigil on mingi kasud sees, kõik on justkui võitnud, aga Zelenski lasi selle vastu taevast ja saboteerib siiamaani, nii et kui see nii-öelda Trumpi rahuplaan ei edene, mille ta oli paika pannud ja milles oli venelastega ka põhimõtteliselt üksteise mõistmine saavutatud, siis selle põhjuseks on Zelenski käitumine. Aga nüüd põhiline, mida ta tegi oma tollidega ikkagi, tollisõda, kui seda niimoodi võib nimetada, oli ikkagi suunatud Hiina vastu ja me näeme praegu, kuu aega on need tollid olnud, Hiina režiim on täielikus paanikas ja kokkuvarisemise äärel. Hiinas on tänavarahutused sellepärast, et 10 miljonid inimesed on jäänud üleöö tööta. Juba eelnevalt alates koroona-ajast on Hiinas olnud tohutu probleem sellega, et töölised ei saa palka. Kuude kaupa, vahel aastate kaupa ei saa palka. Nii et Hiinas on tohutu siseriiklik käärimine
tootmisettevõtted seisavad, palkasid ei maksta. Et see olukord, kui ta kaua kestab, on eksistentsiaalselt ohtlik komparteirežiimile. Ja teised riigid ei ole seda asja nii teravaks ajanud, näiteks India on kohe liikunud vabakaubanduse suunas Ameerikaga ameeriklased ütlevad umbes 70, mingite arvutuste järgi oleneb, kuidas kokku võtta seda asja, umbes 90 riiki liiguvad tollide kaotamise suunas ameeriklastega ja selles osas on ta täielikult oma eesmärgi ju saavutanud. Tema eesmärk oli Ameerika vastased tollid tuleb kaotada. Ja kui ta on nüüd saavutanud, et enam-vähem 90 riiki maailmas seda praegu läbi räägivad temaga, siis on ta ju saavutanud, kui ta on saavutanud selle, et Hiina ei saa kuritarvitada Ameerika turgu, ei saa kuritarvitada Ameerika intellektuaalset omandit, siis on ta oma eesmärgid juba 100 päevaga saavutanud põhimõtteliselt. Kui Ukrainas siiski vaevaliselt, aga siiski liigutakse rahu suunas, hoolivata sellest, et meie valitsus üritab seda vastu taevast lasta koos. No meie valitsus ei ole meie valitsus. Trumpi kõige vihasemad vaenlased on praegu eurooplased. Ja. Euroopa Komisjon, teiste hulgas ka meie sõjaprintsess Kaja, kellel ei ole ju absoluutselt mitte mingit mõtlemisvõimet muud kui ainult see, et Ukraina ja sõda peab jätkuma, see on meie sõda. Ja loomulikult Ursula von der Leyen, kes laostas täielikult Bundeswehri omal ajal, kui ta kaitseminister oli. Ja nüüd siis taas relvastab Euroopat. Sest et see on jälle nii nagu rohepööre, nii nagu nüüd kõigepealt oli vaja kallis raha inimestelt ära võtta, et teha päikese ja tuuleparke, nüüd on vaja kallis raha ära võtta, et hakata võrke ehitama ja nüüd on järgmine suur projekt, kus meilt raha ära võetakse, see on riigikaitse või kaitsetööstus. Aga loomulikult kõige kurja juur on ikkagi London. London on suurem kurja juur, kui on Pariis. Pariis küll on loomulikult mõjukas Euroopa Komisjonis ja Euroopa Liidus tervikuna ja sakslastega nad punuvad seal oma musti plaane. Aga britid on need kurja juur praegu. Ja midagi ei ole teha, ega siis need on ju inimesed, kes elavad mingisugune blue hulluses. Kujutavad ette nii prantslased kui britid, et nad on ikka veel suurriigid. Sakslased kujutavad ette, et Saksamaa on suurriik. Ükski teist kullakesed ei ole suurriik enam. Te olete tavalised keskmise kategooria riigid. On olemas 2 tõelist suurriiki, need on Hiina ja Ameerika Ühendriigid. Ülejäänud on kõik mingid keskmise kategooria riigid. Siin on oma skaala loomulikult. Aga mõtle selle peale, Prantsusmaa, Macron on poliitilises paralüüsis. Seal on valitsuse järel kukub, poliitiline paralüüs, valitsus ei käi enam üle tervetest osadest riigist, kus moslemid valitsevad ja valitsus ei käi üle tervetest teistest osadest riigist, kus siis rahvusrinne valitseb. Sama lugu on põhimõtteliselt juhtunud Inglismaaga. Inglismaal olid sellel nädalal kohalikud valimised, täielikult purustati senine poliitiline kord, kus siis Reformierakond ehk Nigel Farage võttis üle nii siis sellelt konservatiivselt ehk Tory parteilt kohalikud omavalitsused kui tööparteilt ehk siis leiboristidelt. Mina ei ole kindel, kaua see Starmeri valitsus üldse püsib. Macron on presidentaalses süsteemis, seal kõik ennustavad, et selle aasta teises pooles ikkagi liigub asi uute erakorraliste valimiste poole, aga ma arvan, et ka Suurbritannias on erakorralised valimised võimalikud. Nii et nad on poliitilises paralüüsis. Et nii nagu Eestiski ju, Eesti valitsusel puudub ühiskondlik kandepind, tegelikult parlamendis on hõre kandepind, aga muudku lähevad ja valitsevad maailma. See on nüüd, ma arvan, et kui Trump seal Ukrainas saavutab mingisuguse nii-öelda vahekokkuvõtt, olgu selle nimeks vaherahu või isegi rahuleping, ma küll ei näe seda rahulepingut praegu tulemas, sest ka Venemaa on huvitatud sõja jätkamisest. Venelased saavad ju aru, et tegelikult Ukraina on murdumas ja eurooplastest ei ole abistajad. Ja kui Ameerika abiga väheneb, ameeriklased ei lõpeta seda abi, Trump ei taha seda abi lõpetada päriselt, sellepärast et see oleks talle, ta muudaks ennast rünnatavaks. Aga see abi väheneb ja venelased pressivad peale. Et Ukrainalt võetakse järjest ära, küla haaval võetakse ära. Ja lõpuks toimub kusagil ikkagi rinde kokkuvarisemine ja suur läbimurre. See on aja küsimus. See on selle suve
jooksul, kui sõda ei lõppe, siis selle suve jooksul toimub rinde kokkuvarisemine vähemalt mõnedes lõikudes ja arvestatavate territoriaalsete kaotustega lõpeb see kõik loomulikult Ukrainale. Nii et meie 150 sõdurit loomulikult seal seda auku kinni ei topi. Laiaks lihtsutakse. Ja selle sõja kulgu ei muuda. Aga venelased on huvitatud sõja jätkumisest, kuna Zelenski selle sõja lõpetamise põhjalasi. Siis venelased jätkavad seni, kui nad saavad ameeriklastelt pakkumise, mis ka Zelenskile pähe määritakse, mis neid rahuldab. Aga võib-olla nad on saanud selle juba. Ega selles mõttes mina olen jätkuvalt seda meelt, et nad on selle pakkumise ammu, see on tegelikult kusagil kokku lepitud juba. Ja siin tuleb näha, see male on 4-dimensiooniline või 3-dimensiooniline, et see, mis praegu toimub, võib vabalt olla lihtsalt nii-öelda näitemäng sinna välja jõudmiseks, mis on ammu kokku lepitud. Ka võimalik, jah. Et võib-olla ameeriklased leppisid venelastega kokku juba ennem 20. jaanuarit, et venelased võtavad kuni Dnepri jõeni ära ja kogu show praegu käib hoopis selleni vabanduse andmiseks või sellele ettekäände andmiseks, et ameeriklased ütlevad, meid ei huvita enam. Et see võib kõik vabalt nii olla, meie ei tea seda, me ei näe seda, me saame seda, me võib-olla ei saagi kunagi teada, võib-olla saame tagantjärgi teada. Aga mida ma tahan inimestele öelda, kuulajatele öelda, on see, et teate sõbrad, see, mis praegu toimub, on suurem murrang, kui oli Nõukogude Liidus perestroika. See on suurem murrang kui Berliini müüri langemine. See on kogu senise Jalta-Potsdam maailmakorra kokkuvarisemine ja see pühib areenilt minema ühel hetkel ka meie nukuvalitsused siin Balti riikides. Seda me omalt poolt aitame sellele kaasa nii nagu oskame. Ja soovime Trumpile jõudu tema tegemistes. Täname kõiki kuulamast ja soovime teile ilusat kevade jätku. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine